Tere ja tere tulemast webinarile, kuidas teha puhkamist ja taastumist, kui tundub, et ei saa. Ja siin on just hästi tähtis see, et tundub, et ma ei saa, ma ei tohi, mul pole aega, pole raha, mingisugused asjad on kuidagimoodi takistavad seda puhkamist ja taastumist. Mina olen Epp Adler, enesemeisterlikkuse coach ja endaga ja eluga hakkama saamise juhendaja. Ja see, millega ma aitan inimesi ja rühmi ma aitan mõista ja mõtestada ennast, teisi ja olukordi, avastada, kuidas mina käin, lahti muukida keerulisi ja segaseid olukordi, mis iganes need siis võiksid olla, juhtida julgemist, tegutsemist, enda hoidmist ja sellist üldist elus osalemist. Ja väga tähtis on minu jaoks, et ühelt poolt, et see on alati selline kahepoolne tee mu töös, et ühelt poolt ma alati toetan indiviidi ehk see inimene, kes teeb, ja siis minu jaoks on väga oluline toetada neid inimesi, kes toetavad teisi ehk juhte, õpetajaid ehk kõiki mõjutajaid ehk kuidas seda kõike siis teha teistega samamoodi, et nii-öelda ja võib-olla see selline tähtis märksõna minu töös on, et ma toetan sellist agentset, aktiivset elus osalemist ehk mina olen minu elu keskpunkt, sest tegelikult minu elu ei ole siis, kui mina nii-öelda ei toimi ja tihtipeale ma ei saa seal elus osaleda, kui mind ikkagi takistavad igasugused takistavad fantaasiad, hirmud, ebakindlused, mis siis juba otseselt viivad sinna tänasesse teemasse, et tegelikult kogu see lugude maailm takistab meil enda loomuliku elamisvõimes hoolitsemast ehk see takistab meil puhkamast, laadimast, taastumast, aga see samamoodi takistab meil ka tegemast. Ja tänases webinaris ma keskendun puhkamisele ja taastumisele ja ma loodan, et ma saan pakkuda võib-olla natukene sellist on jälle eesmärk ei ole mul kunagi rääkida midagi uut või unikaalset, vaid pigem aidata tegelikult olla kaasteeline, olla kaasamõtleja. Samamoodi ma ei eelda, et sa oled nõus kõigega. Ma alati kutsun nii-öelda kaasa mõtlema ja vestlema oma peas. Ehk mina räägin täielikult oma praeguse tänase hetke mõtteid, see, mida ma näen enda ümber, oma klientides, inimestes ümberringi, iseendas. Ja soovin olla nii-öelda see kaasteeline ja selline juhendaja, nagu meil on ülikoolis on lõputöö juhendajad, siis mulle tundub, et tegelikult me vajame ka elus selliseid kaasteelisi, kes aitavad nii-öelda iseennast näha, iseennast kuulda, sest vahel me kaevame ennast oma nende murede sisse ise ära, eks ju, ja siis meil on sellised ettekujutatud probleemid, mis on täiesti päris, sest mu tundes on see päris probleem, aga vahel on vaja kõrvalpilke ja nagu rohkem perspektiive ja see aitab vahepeal nii-öelda ka niimoodi avaramalt ja sellise ruumiga nagu elus osaleda. Aga kui me lähme selle tänase teema juurde, et miks siis kogu see puhkuse ma tahan siin alguses panna fookusesse, siis võib-olla ikkagi nagu selline minu töö ühelt poolt nagu see sisu on ikkagi panna inimene oma elu keskpunkti. Mõnes mõttes võiks öelda, et ma tegelen sellise valgustunud enesekeskusega, sest on, mis on, siis sinu elu eksisteerib ainult tänu sellele, et sina olemas oled. Ja ma tean, et see on eriti nagu siin puhkamise kontekstis, et kui ongi keegi on väga tublid töötajad, me kohe lähme edasi, et kus ma näen, see probleem tuleb, miks on vaja sellest rääkida sellisel kujul, on see, et tundub hästi altruistlik see ja tundub hästi hea inimene, kui ma muretsen, kui ma olen ärev, kui ma töötan üle, kui ma muudkui nagu teenindan, kui ma niimoodi sahmin, siis see tundub just nagu selline hooliv inimene. Ja tihtipeale selline sahmimine tegelikult jätab ennast täielikult unarusse. Ja seetõttu on see minu sõnum on see, et tegelikult sa oled oma maailma naba ja kõik inimesed, kes ümberringi on nende maailma nabad. Ja ma arvan, et seetõttu on öelda, et sinu nabasus ei tule kunagi teiste nabade arvelt, vaid tegelikult need nabad tantsivad elus koos. Ja ma arvan, et kogu suhtlemine käib nende nabade vahel, eks ju, aga lõppkokkuvõttes nagu omavahel suhtlevad maailmad ja sinu peres on maailmad, sinu meeskonnas on maailmad, sinu kollektiivis on maailmad, sinu majas, naabruskonnas on nii-öelda need nabad, eks ju, kes omavahel suhtlevad. Ja seetõttu, et see mäng saaks toimida tegelikult nagu ägedalt, on vaja, et need nabad oleksid olulised. Nad tunneksid ennast ise väärtuslikuna, mitte võrreldes teistega, vaid võrreldes minu endaga. Ja sellisel juhul on nagu see elus osalemine palju nagu parem ja tegelikult on võimalik suhelda sellisel juhul, sest sellisel juhul ärritud vähem, sa nii-öelda loed olukordi palju avaramalt, sa oled leidlikum, sul on ligipääs oma ressursile
ja see on see, millega ma tahan aidata nii-öelda, et kuidas mängida seda tantsu, kui loomulikult meil tulevad hirmud, ebakindlused, me oleme väsinud, see on täiesti loomulik, aga täpselt samamoodi oled sa leidlik, oled sa võimekas, oled sa kogenud ja kuidas sellele ligipääsu saada, isegi kui on keeruline. Ja see on see, mis see tants on, millega ma siis aitan. Ja siin on see puhkamise oskus on võtmetegelane ehk miks me siis nii-öelda räägime siin puhkamisest ja võib-olla siin kohe alguses jälle taaskord see mõrvar ära rääkida on ikkagi see, et peaaegu kõik töötab jälle nagu paremini, kui ta mõneks hetkeks välja lülitada, sealhulgas iga inimene. Ja siin me nüüd hakkame kohe lähenema nii sellele puhkamisele, et ma nagu hakkan avama, ma tahan anda täna puhkamisele võib-olla natukene uue tähenduse ja natukene avarama tähenduse, et ta ei jääks kinni sellise idealistlikusse, ühesesse puhkuse tähendusse. Ja vaatame, kuidas see mul õnnestub. Aga kõigepealt võib-olla, et taaskord nagu igast teemast rääkida, et mingil kujul on see ikkagi ju probleem, eks, et miks siis ma sellest teemast räägin ehk mida ma näen, mis on see puhkamise probleem ja miks ma pean nii tähtsaks, et ma varasemalt olen palju rohkem rääkinud nagu enesehoolitsusest laiemalt ja seekord ma tahan päriselt nagu rõhutada kogu seda nagu puhkamist ja puhkamise nagu mõttelaadi. Ja mis ma siis näen, kus see probleem on, mis mind inspireerib ja mis on see, mis mind kohati ikkagi ka täiesti mitte hinnanguliselt, vaid teeb murelikuks. Ma võiks tegelikult kohati öelda, sest ma näen, et see probleem toodab probleeme ja ma arvan, et see probleem on tohutult leviv ja ta on nagu ikkagi taaskord, mis meil Eestis on natuke probleem, et meil selline nagu ületõmbamine on ülistatud jätkuvalt. Me oleme ikkagi ju töörahvas, eks ole, et tee tööd, siis tuleb ka armastus ja mulle tundub, et see moodne, kiire maailm annab hagu juurde praegust sellele nii-öelda sellisele mõttelaadile. Ja siin on üks selline tore pilt ka, kus tundub, eks ju, et ongi, keegi ajab just nagu kivi üles mäge, et tundub nagu mõttetu. Aga võib-olla siin on nüüd, me juba siin lähme nagu sinna, et mis ma mõtlen selle puhkamise all, siis kui me võtaksime seda, et mina arvan, et me tihtipeale tegelikult palju asju teeme elus, kus tekib see tunne, et ma ajangi mingisugust rahnu, eks ju, mäest üles. Ja see, mis ma nüüd täna räägin, ei ole mitte see, et ära lükka seda kivi mäest üles, sest tegelikult reaalsus on see, et kui me teeme mingi projekte, meil on mingisugused teemad, siis see on ikkagi, see, mis mind paelub, on aidata inimesel aktiivselt päriselt elus osalema, kohtuda väljakutsetega, teha huvitavaid asju, võtta riske, proovida võõraid uusi asju, eksida, proovida uuesti, et nagu toimuks see aktiivne elu ja õppimine. Mitte ma ei taha aidata sind elust välja, mis mulle vahel tundub ka, et on nagu osasid väga häid õpetusi tõlgitakse, et tark inimene jätab tegemata need asjad. Ja küsimus nüüd on, see on see, kuhu me lähme, et nagu see foto aitab siin praegust. Kuidas sa saaksid selle väljakutsega tegeleda nii, et sa ennast surnuks ei kurnaks? Et kuidas seda teha sellises puhkavas olekus? Ja see on see, millest ma tahan täna rääkida. Aga mis ma näen, et mis see probleem tegelikult on ja mis mind nagu murelikuks teeb? Ja ma näen seda oma sõprade hulgas, ma näen seda nagu igal pool, on ikkagi see, et inimesed väsivad väga kiiresti ära. Ehk kui alga nad lähevad tööle, siis on nagu üks asi, mis ma tahan hästi kindlasti on öelda, et kui me lähme uude perioodi, siis see, et sa lähed nagu uude temposse ja sa väsid sellest ära, sest me võtame nagu aega ennast sisse töötada. See on üks normaalne asi. Aga tihtipeale seda ei teadvustata, mis tähendab, et juba nagu hakatakse ennast lisavalt kurnama, sest arvatakse, ma juba olen pärast esimest nädalat väsinud. Või siis minnakse sisse juba sellise ärevusega, mis automaatselt, see võrdlus autosõidus on see, et ma lähen kohalt ära 3. käiguga. Eks ju, et ma ei hakka nagu nii-öelda rahulikult, nagu me käikudega hakkame kasvatama, et ma nagu ei kasuta säästlikult oma või samamoodi, et me auto peame ikkagi nagu mootori soojaks saama, aga inimesena me unustame nagu ära selle, et me peame kohe minema nagu kiiresti äkki, siis see tundub kuidagi tore. Ja seetõttu on nii-öelda see liiga kiiresti ära väsimine ja siis selleks väsinuks jäämine. Ehk kui ma näen sama, mis tehakse, ma ei tea, koolides, see on jälle, et ma ei taha siin kooli minna, sest kool saab kuidagi hästi palju ja see lihtsalt, et me kuidagi moodi väsitame. Meil on see väsimise kultuur hetkel on nagu kuidagi liiga populaarne.
siis sellest edasi on, et inimesed, nad lihtsalt ei sekku ehk tegelikult inimesed lasevad ennast liiga hullu seisu ehk nad kulutavad ennast ära, nad jäävad päriselt haigeks, vahet pole kas siis füüsiliselt või vaimselt ja kõik, kes me oleme jõudnud mingisse läbipõlemise, kõik inimesed teavad, millal see algas ja tihtipeale see, kui me jõuame sinna päris nagu lõppu, siis tegelikult on see aastaid, on tegelikult ülelaskmist juba, et see ja see on jälle see mitte sekkuda oskamine, eks. Et see tundub kuidagi, mis iganes, see nüüd pole oluline, mis sa põhjenduseks tood, miks ma ei saa sekkuda, aga reaalsuses on see üldine probleem, et me läheme liiga kehva seisu tihtipeale. Siis sealt edasi, et kuidas see puhkamise oskamatus on ikkagi see energiast tühjaks lekkimine ja lekkiv inimene imeb teised ka tühjaks ja see on see, kus see inimruum muutub hästi keeruliseks. Täpselt see kodu, kus keegi ei viitsi mitte midagi teha või kõik on ärevad või kõik on närvilised. Sellises kodus ei saa taastuda, eks, või samamoodi töökohal, kus on juba, ma ei tea, kõik on hommikul uudiseid lugenud, juba tullakse, et ilm on paha, mõtlemist, ma ei tea, see ja teine ja kolmas tegi. Ja siis juba toimub selline lekkimine ja tühjaks imemine, mis tähendab, et seal seda loov energiaruumi, mis meid tegelikult nagu nii-öelda loob, eks ole, millega me saame aktiivselt osaleda, millega me saame leidlikud olla, siis sellel ei ole üldse ruumi ja tegelikult me reaalselt ei olegi energiat ühel hetkel, et me juba ärgates ise nagu tõmbame ennast tühjaks mõnes mõttes, eks. Ja see on jälle see koht, kus inimesed ei näe, et miks on see nüüd, et kõik, millest ma räägin, on alati see, et see, kui mina lekin tühjaks, siis tead, ma mõjutan sind, eks ju. Selle tulemusena nii-öelda mina ei ole enam talt meeldiv kaaslane ja ma ei räägi siin meeldida tahtmisest, vaid tegelikult me elame maailmas, läheb üha keerulisemaks ja seetõttu kogu see tänane teema on nagu nii võtmetähtsusega, et see enda eest hoolitsema hakkamine nagu enda sellises mitte kahjulikus seisus olemine, ma arvan, muutub üha tähtsamaks eluoskuseks. Siis on ikkagi see sahmimine, et ma näen seda lihtsalt nagu kõik on, ma ei tea, mingid tublid emad, eks ongi see, et lapsed on närvilised ja siis need emad sahmivad. On nõudlikud, siis nad on tohutud ideaalid, siis nad on õudselt ärevad, puhata ei oska, puhata ei tohi, süütunne ja siis nad kaovad kuidagi ära ja siis tekib küsimus, aga mis eeskuju see on, eks ole, või samamoodi on mingid juhid, et kes omavahel nagu oma arvates nagu teevad tohutult palju tööd ja siis see väga palju tegemine tegelikult tekitab selle väga palju tegemise, mis ei pruugi olla tark tegemine ja siis tekitab sellise sahmimiskultuuri, mis tähendab, et inimesed peavad hakkama nagu varjama ja siis on, kõik kaovad just nagu ära ja siis jälle mis tähendab, et see tekitab jälle selle imemise ja lekkimise efekti. Ehk tegelikult on vaja nii-öelda augud kinni panna, et see energia saaks ikkagi ringelda ja liigelda, mitte ta lihtsalt ei voolaks nagu nii-öelda selliseks mustaks energiaks, mis tähendab lõpuks on selline must auk või ongi must auk, mis lihtsalt imeb endasse seda muud energiat, mis seal samamoodi on. Siis ikkagi on, mis on, inimesed ei oska puhata. Nad ei ole seda kunagi õppinud, nad ei ole seda kunagi näinud, nendel ei ole harjumust, sest tegelikult hästi tähtis sõna, neil ei ole luba selleks, nad ei saa luba väljast ega nad ei saa luba enda seest, sest kuidagi on peas tunne, et ma ei saa passida ju niisama, eks tubli inimene ometigi, ma ei tea, teeb remonti vähemalt. Ja samamoodi on nagu ikkagi selle oskusega kaasne, mis ma näen, nagu on see, et isegi inimesed võivad olla teadlikud, aga tegelikult nendel ei ole ideid, kuidas seda teha, sest tegelikult inimesed ei tunne ennast. Et ongi, kui sa näiteks ei ole, et sa oled, ma ei tea, elus ainult käinud perepuhkustel ja täiskasvanud inimesed tavaliselt perepuhkustel, kui on lastega puhkused, sa ei puhka seal. Eks ju, või samamoodi on see ettekujutus, et ma pean alati puhkama oma, ma ei tea, kaaslasega koos või muidu ma olen nagu paha inimene, sest ma just nagu hülgan ta. Ja sellisel juhul võib olla, et väga paljud inimesed, neil pole õrna aimu, mismoodi tegelikult nemad ise puhkavad. Et kuidas see nende taastumine käib, sest nad just nagu on olnud mingisugustes kultuurilistes lugudes, mis tegelikult teenindab kellegi teise lugu või ongi see, et ma tean, et ma lähen kaasa oma kaaslasega, sest temale meeldib seda tüüpi puhkus. Ja siis, kui mina tahan enda moodi puhata, siis see tundub tohutult enesekeskne, see tundub hästi egoistlik ja isekas, eks ju, ja sellisel juhul see jääbki aastateks tegemata ja siis võib juhtuda see, et ma pole aastakümneid, et ma ei ole mitte kunagi tegelikult nagu avastanudki, kuidas käib minu taastumine. Ja see on nüüd jälle hästi tähtis, et see võib juhtuda, kas oled, ma ei tea, 40, 50, 60 rohkem ja siis järsku avastan, aga ma pole kunagi seda teinud. Ma ei ole kunagi läinud restorani sellepärast, et mina tahtsin sinna minna, et ma ei ole kunagi läinud, ma ei tea, metsa, sest mina tahtsin sinna minna. Ja siis see on nüüd hästi tähtis koht, mitte minna soigumisse, vaid leppida sellega, et vaat kui tore,
nüüd ma saan hakata avastama, eks ju. Et see on hästi tähtis see, et ükskõik, mida sa avastad, nüüd hakkan ja see on okei, sest see on õige hetk alustamiseks. Siis on ikkagi, et noh, et nii-öelda üks on see, et ma ei oska puhata, aga siis ta on ikkagi luksus ja see on jälle see, et ta tuleb kas välja teenida, kas enne peavad asjad korras olema, et enne kui me siin kuhugi minema hakkame, tuleb oma aed korda teha või noh, mina olen, eks ju, Eestimaa Loodusfondi talgujuht, siis on inimesed ütlevad, ei no mul on oma aias ka piisavalt tööd, siis täpselt see mingi talgutöö on hoopis teine töö, isegi kui see võib olla sama asi ja see tekitab nagu katkestuse elus. Ja samamoodi on ikkagi see, et peab täiuslik ilm olema ja aeg olema ja raha olema ja siis mul on olnud ikkagi inimesed, kes küsivad, et issand, sul oli nii tore puhkus, aga ma ei julgeks kunagi sinna minna, sest ilma garantiid ei ole, eks ju, või ühesõnaga, ja see on jälle see, et kas mul on peas mingid reeglid, et mismoodi mingisugused asjad peaks välja nägema, kus tekivad need õigustused ja see tohutu ärevus kontrollida, garantiid saada, täiuslikkust taga ajada. Ja siis te saate aru, kuidas nagu jookseb kokku see ideaaliaja tagaajamine, sahmimine, lekkimine, väsimine ja siis ma jätan puhkuse ära, sest pole ilma garantiid, eks ole. Ja siis tekib see nagu nii-öelda see haigeks jäämine ja siis need kõik nagu põhjused muutuvad selliseks hirmsaks nagu segapudruks, kust välja saamine on järk-järguline asi, sest tegelikult see muutub natuke nagu sõltuvuseks, sest see on ainus asi, mida ma automaatselt teen. See tundub idealiseeritud, see tundub mugav, see tundub tuttav ja siis tundub nagu see tark, radikaalne enese nagu ruumi võtmine tundubki arrogantne, isekas, ebamugav, sellepärast tulevad kõik süütunded, häbitunded, ma ei tea, kõik, mis tunded ja see tundub vale, sest see teine asi tundub õige ja see on see, miks pärast ja siis tekib selline veel suurem nõiaring, kuidas minu enda lugu toidab seda minu enda lugu, eks ju, seda minu lekkimine toidab minu lekkimist, kuni ma siis enam midagi ei ole lekkida lihtsalt, eks ole. Ja siis ma näen, taaskord siis ma näen halb välja, juuksed langevad välja, nahk läheb koledaks ja siis ma näengi juba ma vana välja, elu läheb kaduma, issand küll, surm tuleb ja siis kõik läheb selliseks tohutuks õuduseks. Ja seetõttu nii-öelda siis ma näen nagu inimesed, kellel isegi see teadlikkus kasvab, aga mingil põhjusel need mustreid ei muuda ja siis nad hakkavad rääkima, ju ma tean, ma mitte midagi ei tee, ma nagunii ei saa, nagunii ei ole, ma kunagi ei ole. Ja siis nad jäävad jälle sellesse nagu oma mingisse plaati kinni ja see on see koht, mis mind hämmastab, kui inimesed ikkagi, et ei teki ühelgi hetkel seda sekkumise tahet, et ei ole seda, mina nimetan, et ei teki seda elutahte arrogantsi, et ühel hetkel peaks tekkima see koht, et pagan, et ma olen elu vastu, kui ma nagu praegust midagi ei muuda. Ja siis nagu te aru saate, eks ole, siis tulemus on see, et need inimesed muutuvad päris keeruliseks. Nad mööduvad päris keerulisteks kaaslasteks, päris keerulisteks töötajateks, päris vastlikuteks juhtideks, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja siis taaskord selle tulemus oli kogu see ring, eks ole, jätkub. Ja seetõttu on nii-öelda see, millest me täna räägime, minu jaoks on tegelikult ikkagi selline elu jätkusuutlikkuse teema. Ja ma arvan, et see nii ei peaks olema. Ja ma ei räägi, ja see on nüüd hästi tähtis, et ma ei räägi sellest, küsimus ei ole see, et see ei peaks nii olema. Ma arvan, me kõik käime oma elus need etapid läbi ja me kogu aeg teeme seda. Vaid on oluline aru saada, et mul on vaja seda elus olemise võimet hoida. Ja seetõttu ma arvan, see ongi see, mis on nagu see enesemeisterlikkuse õppimine, et kuna ma tahan elus püsida ja ma tahan eluvõimelisena püsida, siis vaatamata kõikidele nende harjumustele, vaatamata nendele kõikidele lubade puudumisele, ma hakkan radikaalselt endale luba andma, ma hakkan otsima ideid, ma hakkan varastama ideid, ma näen inimesi, kes mu ümber teevad midagi. Ja ma lõpetan selle jutu, et no jah, mis sul viga rääkida, sa ju nagunii saad. Selle asemel, et tänitada nende kallal, minna küsima, kuidas sa seda teed, kuidas sa viitsid, kuidas sa saad, kuidas sa julged. Ma tean, et sul ei ole ka väga palju raha, kuidas sa ikkagi käid, kuidas sa korraldad oma elu. Ehk nagu õppige rohkem saama, nagu varastama ideid, laenama ideid, inspireeruma inimestest, kes teevad selle asemel, et neid kommenteerida, mida me hirmus palju kipume tegema. Aga siis siia otsa ikkagi on alati see teema, et üks pool on loomulikult nagu see, et mind inspireerib, mida ma näen, aga tegelikult kogu minu tegevus ikkagi põhineb mu oma loole, mis on samamoodi see 2 poolt, et on see endaks saamise lugu, mis on olnud kiinukäänuline tee ja siis teine on see nagu nii-öelda teiste toetamise teema, mis on alatine minu selline kire teema olnud. Ja see puhkamise nagu õppimine või selle kogu enda enesehoole hoidmine on väga keskne koht kogu minu loos
ja võib-olla siin lihtsalt nagu mõned märksõnad. Et võib-olla ma ikkagi mäletan seda, et mul oli ikkagi, ma tean väga hästi seda nii-öelda tehke korda ehk see nii-öelda delegeeriv mõttelaad, et ongi see, et ma mäletan, mul oli ikkagi, ma arvan, üks esimesi selliseid suuremaid nagu täiskasvanu ea kurnatusi, siis ma kogesin seda, et mu silmanägemine ahenes. Ja loomulikult ma läksin silmaarsti juurde. Nüüd tänaseks ma tean, et silmaarsti juures peab käima, aga tegelikult see on emotsionaalne, see on täielikult puhkamise probleem. Või nüüd mul on see aasta samamoodi pärast magistritöö kirjutamist, samamoodi mu silmad olid kummalised ja nüüd on olnud väga kaua võtnud aega selleks, et ma saaksin mingisugust tasakaalu tagasi. Või siis, aga samas seal on, ma arvan, tähtis seal arsti juures käia, sest näiteks see 5 aastat tagasi ma avastasin, et ma arvasin aastaid, et mu madal energia on kuidagi ka mingisugune täpselt mingi keerukus elus, aga tegelikult seal taga oli ikkagi nagu madal rauatase veres ehk oli aneemia. Et seetõttu ma arvan, on hästi tähtis kontrollida, et kas on mingeid nähtavaid meditsiinilisi asju, aga tihtipeale see kurnatus väljendub lihtsalt eks ole, siis mingis füüsilistes sümptomites. Aga varem oli mul see, et ma läksin nii-öelda andsin ära, et tehke korda. Mitte see ei olnud vihje, et midagi on vaja, nüüd mul on vaja nii-öelda rahulikumalt võtta mingist asju. Ja seetõttu see on olnud selline nagu mõttelaadi muutus sellest tehke korda, sest see tehke korda võib tähendada ka seda, et teie olge rohkem normaalsed. Ehk kui ma olen seal töö juures, et teate, mina olen siin nii väsinud ja ärevil, siis teie olge nüüd siin kuidagi teistsugused, aga mina ennast ei muuda. Ja seetõttu see nagu tähtis mõttelaadi muutus on olnud see, et ma tean, et ma ei saa nagu seda puhkamist ära jätta, sest sellisel juhul ma lähen katki ja ma tean, mida see katki tähendab. Ja see on jälle see, miks on vaja katki minna, sest siis sa saad tunda oma katki minemist ja ma saan tunda varaseid märke, ma saan tunda sümptomeid. Aga tänaseks päevaks on see, et ma tean, et ma ei saa seda ära jätta, sest keegi ei tee seda minu eest. Ja see on täielikult minu vastutus. Ja samamoodi see, et ma saan aru, et silmad ahenevad ja oligi nagu raske periood. Küsimus ei ole see, et raske periood oli paha, vaid nüüd on vaja rahulikumalt võtta. Ja isegi kui järgneb raske periood, siis seda on vaja targalt teha, sest ma tean, et mu keha on väsinud. Ma tean, et ma olen kurnatud, mul ei ole väga palju, mis tähendab, et mul on vaja seda targalt teha. Ja minu kogemus järgi see on ainus aeg, kui ma olen arenenud. Ma tean, et mul on vaja teha usaldavamalt, mul on paremate süsteemidega vaja teha ja kõike saab teha vähema energiaga ja tihtipeale on tagajärg ikkagi parem. Enne, on nii-öelda, kui meil on palju energiat, siis me võime ju loopida seda energiat, eks ole. Ja võib-olla, mis on hästi tähtis, et see on nagu lõputu ja pidev protsess, sest loomulikult, kuna ma olen ikkagi, et võib-olla see on hästi tähtis, et minu jaoks on ikkagi olnud selline keeruline õppimine, et kuidas oma tundlikkust ja kirglikkust nagu, et kuidas selles ujuma hakata, et ma ei upuks, sest tegelikult ma arvan, et ma olen nagu mõlemad kartnud ja ma olen mõlemas uppunud. Ja see on see, kus me eks ju nii-öelda mängime, et ühelt poolt ma väldin sinna ellu minemist, sellepärast, et on just nagu liiga palju. Ja siis teine on see, et mul on tunne, et ma upun sellesse ja selles uppumises on eks ju see koht, kus ma nii-öelda lähen katki, aga tegelikult on ikkagi ujuma vaja õppida, sukelduma on vaja õppida selleks, et ma nii-öelda et samamoodi nagu see kivi lükkamise pilt oli, ehk tegelikult ma saan nagu hirmsas vees rahulikult ujuda, sellise puhkavas olekus ujuda ja see on see, mida on vaja õppida elus, ma arvan. Et loomulikult meil on vaja neid puhkepause, aga tegelikult on vaja ka kõike teha puhkavas olekus. Mitte, et nii kui ma lähen nii-öelda sellesse liiga, no see on jälle see, et ma sõidan aeglaselt liiga kõrgel käigul. Et seetõttu auto, et kui sa juhid autot, siis ma soovitan jälgida seda valekäikude kasutamist selleks, et saada aru, mida me tegelikult oma kehast teeme samamoodi ja kuidas me kütust raiskame ja kuidas me ennast tühjaks imeme. See on täpselt sama, mis toimub autoga. Et kui ma sõidan linnas 30 kilomeetrit tunnis 5. käiguga, auto välja ei sure, aga hirmus palju kütust võtab, auto väsib ära ja hirmus koledat häält teeb ka, eks ole. Et seetõttu seal ei ole nagu sellist sujuvust ja seal ei ole sellist nagu voolavust. Ja nii on olnud nagu mõnes mõttes, mis ma siin juba tõin välja, et on nagu see, et need hädad on õpetanud ikkagi nagu neid sümptomeid tundma ja võib-olla ikkagi on hästi tähtis on see, et ma tean, mida tähendab, kui ennast üle lasen. Ma lähen närviliseks, ma lähen vastikuks, ma lähen nõmedaks, ma hakkan tegelikult vihkama asju. Ma muutun hästi tähtis, võib-olla puhul on üks poole, ma olen nõmedaks, aga see nõmedus võib olla nagu selline muutuda nii-öelda selliseks halvasti ütlemiseks, aga ta võib muutuda ka ükskõiksuseks. Ja näiteks minu jaoks on väga-väga tähtis märk
ongi, et kui nii-öelda, kui ma olen oma olemuselt hästi tundlik ja hästi kirglik, siis kui minul tekib ükskõiksus, siis tähendab seda, et ma olen üle lasknud. Ja see on jälle see, et mitte see ei ole seal enesekriitiline, vaid ma tean, et see on märk, et mul on antud hetkel pausi vaja ja mul on tihtipeale vaja üksi olemise pausi. Et kui ma olen liiga palju inimestega koos, siis mul on vaja tegelikult nagu, et mul on ikkagi vaja üks-ühele seda üksi olemise ja koos olemise aega. Siis on olnud ikkagi, mis mind on tohutult õpetanud, on, kuna mul on olnud aastaid, võiks isegi aastakümneid olnud väga-väga tihedad tööperioodid, väga tihedad suved ja kuni nagu asi lõppes selleni, eks ole, et mul oli üks suvi, kus ma teadsin aprilliks, et mul on kogu suve jooksul 5 vaba päeva. Ja see oli see suvi, kus ma õppisin suve tegema. Ja siis ma sain aru, et okei, et ma tean, et mul on piiratud energia. Üks asi on see, et ma tean, et ma ei tohi ühtegi sekundit energiat raisata, mis tähendab, et ma ei saa lubada endale ühtegi ebavajalikku närvi minemist. Ma ei saa lubada ühtegi sellist nagu ülelaskmist, sest ma tean, et mul reaalselt ei ole nagu väga palju energiat. Ma pean seda jagama, ma ei tea, stiilis 20. augustini. Ja siis ma sain aru, et mul on vaja neid 5 päeva kasutada täiesti teadlikult, suunatult, juhitult minu rõõmuks ja laadimiseks. Ja ma arvan, et see oli mu elu kõige ägedam esimene suvi. Ja siis ma sain aru, et küsimus ei ole, kui palju sul aega, kui tahtlikult sa seda kasutad ja mille nagu pärast sa seda kasutad. Ja seetõttu need tihedad ajad, ma näen hästi paljud inimesed, kes lähevadki, et et ma siin 3 kuu pärast olen läbi põlenud, sest meil on hästi tihe aeg tulemas. Ehk nad valmistavad ennast juba ette läbipõlemiseks, selle asemel, et nagu siseneda targalt sinna, sest tegelikult ma saan ja kui ma teen seda regulaarselt, siis ma saan seda kogu aeg, süsteeme saab timmida, oma mõttelaadi saab timmida, oma kandimisvõimet saab timmida ja see on nagu see, kus see enesemeisterlikkus kasvab. Siis mul on olnud ikkagi periood, kus koha peal ja see on ka võib-olla, või see oli nipp kõigile, et tunda üldsegi oma puhkamise aega. Et väga paljud inimesed arvavad, et suvi on parim puhkamise aeg. Mina arvan, et enamus inimesed ei vaja suvel puhkamist, sest päevad meil on nii pikad lihtsalt, mis tähendab, et nagu päeva on võimalik kasutada mitmekesiselt. Minu jaoks isiklikult on tähtsad puhkamise ajad on septembri algus ja see on nüüd jälle see koht, kus ma ütlen, et aga me kõik elame oma maastikku. Ja võib juhtuda seda, et ma septembris, kui ma ei saa nädala sees puhata, mul on vaja targalt kasutada septembri nädalavahetusi, sest kuidagimoodi ma tunnen, et kui ma septembris end laen, siis ma olen nagu talveks valmis. Kui mul septembri enda laadimine jääb ära, siis ma olen läbi omadega. Isegi kui mul suvel on olnud hea nagu laadimine. Ja samamoodi on see veebruari lõpp ja märtsi algus ja siis muu on suva. Aga need on nagu nii-öelda see minu rütm, kus ma tunnen, et sellel on nagu kõige suurem mõju, mis aitab mul tegelikult ennast laadida. Ja nii mul oli kunagi üks periood, kus ma septembri puhkamine jäi ära, sest mul oli kiire. Ja siis oktoobri lõpuks ma sain aru, et mul ei ole üldse aega puhata, aga ma olen täiesti läbi ja kui ma nagu jätkan, siis ma lähen täiesti katki. Ja siis oli see lahendus, oligi see, et aga mul on 1 päev, kasutame 1 päeva, järgmine päev mul on 4 tundi. Siis ma lähen metsa ennast laadima, mis tähendab, et sa radikaalselt kasutad igat hetke, mis sul tegelikult on selleks, et ma tean, et ma nii-öelda hoiaksin oma seda tegemise võimet. Ja see on see koht, kus sa nagu õpid nii-öelda seda agentsust võtma, et saada aru, et mina vastutan selle eest. Ja siis võib-olla viimased 10 aastat on olnud nagu kõige tähtsamad, isegi võib-olla viimased 5 aastat, mis on olnud, ma arvan, mu elus ikkagi meeletult keeruline. Ja see on jälle see, mis on see väline keerukus, eks ju, et ongi, et kui sul on, ma ei tea, korraga tervise teemad, siis sul on nagu tööalaselt palju, siis sul on elus on nagu nii-öelda perekondlikud traagilised sündmused, mingid suhete muutused ja kõik need asjad on sul täiesti korraga, pluss sul toimub enda sees ka veel kasvamine. Ja siis see kõik toimub nagu seda kihti on nagu nii lõpmatuseni, et see on nagu ainus viis on tegelikult maanduda. Sul on ainus viis on õppida usaldama, ennast hoidma, ennast tundma ja need on need hetked, kus ma olen õppinud, et siis ma ei saa puhkamist ära jätta. Ja mul on olnud rahaliselt hästi keeruline, täpselt ongi see aeg on täis olnud ja sa järsku hakkad nagu täielikult looma neid häid hetki oma elus, mitte ei oota neid, et need kusagilt tuleksid ja see järsku avastad, et sul on nii palju rohkem võimu, on nii palju rohkem võimalusi ja see on olnud nagu selline ja see on nüüd see, mis õpetab seda, et ma ei saa lubada ärajätmist. Ükskõik, mis tingimused on, aga reaalsus on see, et ma ei saa endale lubada seda, sest vastasel korral ei ole mitte
mitte midagi. Et isegi kui tundub, et kõik asjad lõppevad või on keerulised või rasked, siis tegelikult elu on, mina olen, tegelikult ma olen siin ja mul on vaja hoida seda kandmisvõimet ja see on minu kätes. Nii et see on võib-olla selline nii-öelda ja küsimus ei ole see, et ma ei oska öelda, kui hea või halb ma olen. Ma arvan, et ma olen, teised ütlevad, et ikkagi, et see, et ma võtangi nagu hetki või pause või kasutan tegelikult võimalusi ja aega. Ja see on täiesti selles mõttes selleks, et nii-öelda vastasel korral ma toidaksin oma mingisugust depressiivsust või ärevust või pettumust või kibedust. Ja sinna ma ei taha minna, eks ole. Ja ma arvan, ma olen palju toredam inimene, kui mul tore on. Ja seetõttu on vaja oma toredust toita. Ja seetõttu ma olen nagu nii-öelda kogu see keeruline aeg on andnud mõnes mõttes, see on ka selline naljakas, et ma arvan, et need viimased 10 aastat on mu elu kõige keerulisem, aga tegelikult ka kõige toredam. Et on olnud ka kõige autentsem aeg. Ma arvan, et mul tundub, et läheb kogu aeg paremaks. Et kuidagi nagu palju ehedam, rikkalikum, maitsekam, sügavam. Et see on olnud sellise nagu ookeani sujumine, mitte enam mingis tiigis ujumine. Et ma arvan, et on väga vähe asju, mis elus saaksid mind veel üllatada. Või no see üllatab kogu aeg, aga mind see ookeani sügavuse hirmuta enam. Ja see on seetõttu, miks ma saan töötada väga-väga erinevate inimestega, et mind nende kõikvõimalikud nii-öelda teemad ei üllata tavaliselt, sest mind see elu mitmekesisus paelub ja elu on mulle kinkinud seda väga palju. Nii, aga lähme siis, et kuidas avardada siis seda puhkamisest, mõtlemisest. Mulle tundub, et see on üks hästi tähtis nagu osa kogu sellest. Ehk tihtipeale, kui räägitakse puhkamisest, siis mulle tundub, et me räägime siis sellest just nagu ametlikust puhkusest, ehk see puhkuse sõna on kaaperdatud ikkagi jälle seadusandlusega, et kuidagimoodi seadusandlikult on mingisugune seadus, mis näeb ette, kui palju sa peaksid puhkama ja kui palju sul on õigust puhata ja millal sa tohid puhata. Siis meil on nii-öelda see igapäevane magamiskohustus, mis meil on bioloogiliselt tekkinud, mis paljust inimesed ka tüütab ja muutub üha keerulisemaks, sest tegelikult magamine ei ole üldse lihtne tegevus, sest magamine eeldab väljalülitamise võimet. Aga kui sa oled pidevas ärevuses, siis magamisse minemine on ka keeruline, mis tähendab, et see magamisprobleem on, eks ju, magamishäired on hästi suur probleem ja inimesed ei loe seda, vaid ütlevad seda, et aga mul on aastaid olnud magamisprobleem selle asemel, et muuta midagi, mida nad elus teevad. Ja siis on, eks ju, nii-öelda me räägime pausidest ja need on ka jälle, et kui me võtame töö konteksti, siis on jälle see, et keegi ütleb, kui tihti inimene peaks, et inimesed nagu nii-öelda teevad pause ja siis nagu kusagil mingi uuring ütles. Mina tahaks teha puhkamise laiemaks. Ja ma arvan, et see, millest ma juba siin olen rääkinud, ma räägin puhkavast olemisest ja tegutsemisest. Ehk loomulikult see sisaldab puhkamist, magamist, pause, kõike, aga tegelikult ma räägin puhkavast olemisest kui elu ja tegutsemise ruumi alusest. Ehk see on see nagu minu olekuruum, millega mul üldsegi on see plastilisus, mul on see ruum, et mul on see selline nagu võime üldsegi nagu midagi teha. Ja see on energiatöö, see on tegelikult oma energia eest hoolitsemine ja ühelt poolt on see selline tark energia kasutamine eesmärgiga säilitada oma tegutsemise ja mõtlemise võimet. Ehk säilitada seda inimtegevuse võimet, aga me ei räägi, kui ma võtan inimene kui elusolend, kui imetaja, siis on täpselt sama. Ehk loom puhkab samamoodi selleks, et ta saaks ikkagi edukalt elada, vastasel korral ta sureks ära. Ja samamoodi me inimestena unustame selle ära, et see energia hoidmine, miks me sööme, miks me magame, see kõik nii-öelda, nii nagu meil on ühiskondlikult on energiaprobleem, eks, et kus me saame energiat selleks, et meil täpselt, et ma saaks teile rääkida siin, et selleks, et see arvuti töötaks, on energiat vaja. Aga täpselt sama probleem on inimese energiaprobleem. Ehk see sama, kui me räägime, et inimesed küll tänapäeval söövad väga palju, aga nad ei saa toitu. Eks ju, et kehad on näljas, kuigi inimesed söövad liiga palju, on ülekaalulised, aga kehad on tegelikult toitainete vaeguses, mis tähendab, et energia nagu materjal ei ole, sest tegelikult energia ei tule mitte nagu kusagilt mujalt, see tuleb ikkagi mateeriast. Ja seetõttu me räägime, et kui minnes tagasi, et ma alguses ütlen, see lekkimine, imemine, siis tegelikult on vaja nii-öelda oma energiaaugud kinni panna ja nii-öelda vaadata, et üldsegi see vähene materjal, mis sul on, et see saaks nii-öelda hästi kasutatud selleks, et kogu see võimekus, mis sul on, saaks üleüldsegi toimida. Ja siis see teine pool on oma energia taastamine, hoidmine ja hooldamine. Ja see on see, mida tegelikult nagu, et mis on kogu sellise puhkava oleku või puhkamise mõte, on kogu energiatöö, eks ole, ühelt poolt on vaja toota ja teiselt poolt on vaja hoida selleks, et ta saaks nii-öelda teha seda tööd, mida energia tegelikult siis ikkagi teeb.
ja seetõttu ei ole see on, et kui tihtipeale mulle tundub puhkamisest räägitakse, siis puhkamine just nagu on see lõppfaas, et kõigepealt ma väsitan ennast ära ja siis ma nii-öelda puhkan. Ja ma arvan, et see puhkamine peaks minema nagu selles mõttes nagu ringiks ja seetõttu ma tahan anda sulle 3 mõtet. Ehk ma arvan, et see puhkamine, millest ma räägin, on vundament. Ta on põhikoostisosa, ma võiks öelda, see peaks olema sinu tegevuse DNA. Et tegelikult peaks hakkama igasugune sinu nagu äge tegevus sellest, kuidas käib sinu energia hoidmine. Mida sa vajad selleks, et sa saaksid panustada täiega. Ja see on sul täielikult vooderdatud sinu puhkamise viisiga. Ehk kui sa lähed, ma ei tea, hakkad raamatut kirjutama, hakkad projekti kirjutama, kas sa tead, kas mul on veepudelit vaja, palju ma puhkama pean, millises rütmist ma töötan, kas ma pean olema teiste hulgas üksipäini, kui palju sa tunned ennast ja see loob selle või täpselt mul tuleb esinemine, et kas ma tean, millisel kujul ma ennast nagu ära polsterdan, et ma saaksin sellesse oma loomisesse minna, mis võimaldab olla minul see parim mina. Ja seetõttu ei ole see mitte taastumine sellest hirmsast väljakutsest, vaid see peaks olema sisenemise lähtekoht. Ja seekord omakorda, kui sa teed selle vundamendiks, siis ta automaatselt on nagu telling. Ehk see on see, mis toestab sind, see on see, mis võimaldab. Isegi siis, kui on väga keeruline, eks ju. See on nagu need nii-öelda selline kogu see struktuuri andev element. Ja siis loomulikult lõpuks on just nagu võiks olla see preemia, siht või ahvatlus. Mitte see ei ole see, kui sa lääbakil lõpus oled, vaid see võiks see lääbakil olemine võiks olla ka see, et kuigi sa oled täiesti lääbakil, siis sa oled see pikali mõtled, küll oli äge. Eks ju? Ja siis sellisel juhul läheb nii-öelda see ring läheb selles mõttes toimivaks, sest isegi kui ma nagu nii-öelda saan rahulduse sellest, et tegin ära, taastume ja vaatame, mis seiklus homme tuleb. Ja sellisel juhul see puhkamine saab lihtsalt suurema mõtte. Ja see on see, mida ma tahan sulle anda, et sa mõtleksid puhkamisest palju avaramalt. Ja eriti, kui ma näen mõningaid emasid, kellel on kuidagi hästi keeruline leida neid hetki või ongi, kes on õudselt täpselt ongi selles töös, et sama see teema, et mul on tunne, et aga töö kuhjub, et leppisega töö kuhjubki ja kuhjubki. Aga nüüd antud hetkel selleks, et ma kuhjaga tegeleda saaksin ja sa oled juba tegelenud 10-100 kuhjadega, tegeled ka selle kuhjaga ja nii ongi, eks. Aga ei ole see, et see ei saa olla nii-öelda see kuhi ei saa juhtida elu. Sest see ei saa olla nii-öelda, et ma saan puhata ainult siis, kui ma täpselt, et kas ma pean ära surema või haigeks jääma selleks, et ma puhata saaks, vaid selleks, et ma kuhjaga saaksin tegeleda, on mul vaja tegelikult olla kuhjaga tegelemisvõimeline. Ja see on nüüd hoopis selline hoolivam lähenemine. Ja siis loomulikult on vaja eristada, ja siis ma ei ole absoluutselt, uskuge, ma ei ole naiivne. Ma olen üksipäini töötan oma ettevõtjana, tavaliselt ma olen projektis ikkagi see nii-öelda lõpp-punkt. Nii et seetõttu on väga hästi vahet teha sellel, et mis on päriselt kiire ja mis tundub kiire. Et mis on päriselt kiire ja põletab, sellega on vaja ära tegeleda ilma stressita. Usaldavalt, no teeme siis ära, teeme halvasti 3 miinusele, aga teeme ära. Aga ei unda ma peas, et ma pean väga hästi tegema. Ja siis, kui tundub kiire, no siis see ootab. Eks? Ja vahel on vaja võtta risk, et no nüüd peab ootama, mis teha, nüüd peab ootama. Ja samamoodi ma arvan, vaja lastele õpetada ka seda nagu ootamist, sest tegelikult nagu nad peavad õppima andma samamoodi aega, samamoodi nagu tööl. Ma arvan, juhid ja juhitavad peavad hakkama, me peame õppima palju rohkem respekteerima seda üksteise nagu ruumi. Ühelt poolt ma võtan seda ruumi, ma annan seda ruumi, aga see on jälle sellises vastastikus mõjus, eks ju. Ja selleks on vaja nii-öelda eristamise võimet, et mis on päriselt kiire ja mille me toodame oma peas kiireks. Sest see tänapäevane juhtimine, mis on kõik tähtajade põhine, see on ette kujutud tähtajad selleks, et panna sind liigutama. Ja seetõttu nagu olge hästi ettevaatlikud, kui te nagu hakkate suruma teisi inimesi, sest te võite olla osa probleemist. Täpselt nagu teised on osa sinu probleemist. Nii et olge sõbralikud ja ehitage oma see puhkamismõtlemine kogu süsteemi sisse. Aga ma siin mõtlesin, et ma annan lihtsalt natuke avardades seda puhkamise sõnavara, et nagu nii-öelda mõnes mõttes sellised mõisted või lähenemised, et kuidas saada aru, et kuidas neid puhkamise funktsioone, puhkamise viise on hästi palju rohkem ja see ei ole loomulikult lõplik nimekiri. Aga üks plokk on nii-öelda ongi see selline, mis on see klassikaline nii-öelda puhkuse mõte, et meil on vaja ennast välja lülitada, aga meil on vaja välja lülitada ennast ka lühiajaliselt, eks ju, et vahel on vaja korraks täpselt telekas kinni panna, et telekas uuesti tööle hakkaks või arvuti samamoodi. Siis samamoodi meil on seda restarti vaja, taaskäivitamist, aga neid saab teha ka kiiresti.
siis meil on seda taastumise aega vaja, meil on, meil on 24 tunni jooksul magada vaja alati. Ja mis omakorda toob siis selle nii-öelda uuenemise, võiks siia isegi tervenemise panna. Aga samamoodi vahel on vaja seda päeva sees teha, et mul on vaja ennast nagu kõik teavad, et mul on vaja korraks välja lülitamist. Mul on nagu praegust, me lähme koosolekul, lähme näiteks mingisse konflikti ja me ei tea enam, millest me räägime. See on vaja, keegi ütleks stopp. Teeme kas või korraks maja ümber ringi ja alustame otsast peale, millest me räägime. Ja selleks nagu nii-öelda me alustame vestlust uuesti, mitte me ei lähe selle mingisuguse nagu vahu pealt rääkima. Eks ju, mis tähendab, et sa viid järgmise plokki on nii-öelda, et kuidas teha seda puhkavat olekut. Meil on vaja pidevalt ennast maandada, et kui ma lähen ühest koosolekult, ühelt asjalt, mul on vaja vahepeal ennast ära maandada, et ma saaksin järgmisse kohta minna. Ja see on oskus. Siis vahepeal see, mis aitab, on ikkagi eemaldumine. Mul on hästi palju näiteid, on kas või, ma ei tea, juhina, kui sul on vaja ükskõik kus koha peal nagu keera ringi, keera selg, ehk see juba annab sulle võimaluse eemalduda olukorrast ja see tekitab taaskord nii-öelda selle vajaliku katkestuse. Aga vahel, mida ma näen, on hästi palju, on, et kui vahepeal on meil vaja olukorrast ära minna, vahepeal aitab puhkavasse olekusse minna rohkem sukeldumine ja ma panen hoopiski rohkem nagu sellist aktiivsust ja energiat ja sellega ma tõmban endal tegelikult selle tegemisvõime üles ja sellega juba läheb energia liikuma. Ehk tegelikult on väga sageli, ma näen, et meil on ruumid liiga letargilised, nad on ärevad ja maandamata ja letargilised, aga seal ei ole põnev, seal ei ole loov, seal ei ole naljakas, seal ei ole nagu seda energiat ei saa tekkida. Ja seetõttu on, nagu ma julgustan nagu õppima, märkama, et kas praegust mulle vaja passiivsemaks minna või hoopiski aktiivsemaks minna, sest me võime olla tihtipeale siin natuke tuimas Eestis liiga harjunud passiivsed olema ja seetõttu vahepeal on vaja hoopis kõvema häälega rääkida, kiiremini rääkida, hoopiski teeme midagi nagu mingit, võib-olla vaja hüpata korraks, võib-olla vaja joosta, võib-olla raputada ennast vaja selleks, et nagu panna see energia uuesti liikuma ja vahel on vaja aeglasemalt hakata hingama, eks ju, et seetõttu nii-öelda, aga need on täiesti võrdselt olulised nagu puhkamise tööriistad. Ja siis on loomulikult on nagu see settimise, seedimise lubamine, mida hästi palju inimesed räägivad, mul pole aega mõelda, aga no õpi siis mõtlema, et õpi tegema oma neid mingid kasvõi söögipause, et sa ei tee arvutis, mine istu pargipingil, mine istu maja ees, ükskõik kus koha peal, et sa annaksid nagu seda settimise aega ja nagu te aru saate, siis maandamine, eemaldumine, settimine võivad korraga toimuda ja samas sellega toimub uuenemine, taastumine, taaskäivitamine, väljalülitamine. Ehk neid kõike saab teha korraga, kui ma teen seda tahtlikult. Ja siis see kõik loomulikult see puhkav olek eeldab katkestamist ehk meil on vaja neid katkestusi, siis see on juba palju räägitud käigu vahetamise oskust. Ja see on nüüd seesama, lähen aktiivsemaks, aeglasemaks, kiiremaks, teeme uuesti, aga see on puhas selline käigu vahetamise oskamine ja see on enesejuhtimine. Meil on vaheldust vaja, et ongi, kui ikkagi ma teen nagu nii-öelda rutiinselt pikka aega mingit asja, siis tegelikult see imeb tühjaks taaskord. Ja siis on jälle nagu need samad siin, et on rahunemine, aktiveerumine, usaldamine, väga sageli üks viis puhata on tegelikult, kui ma ei saa puhata, on vaja hakata tegema aeglasemalt suuremas usalduses. Vahepeal on vaja korraks, kui see on samamoodi, tundub kõik, et ma lähen nagu sellesse kitsasse vaatesse, tõuse korraks üles, küsi täiesti mine, ma ei tea, parki, kohvikusse, kirjuta uuesti üles, mis see point on, miks me neid asju teeme, mis see mõte on. Vahel meil on vaja ja seda võib teha 5 minutit. Eks ju, ja see on jälle, ma teen käigu vahetuse, katkestuse ja tekitan korraks suure vaate. Ja vahel on vaja nii-öelda, kui on see hunnik, et selle asemel, et hakata hunnikut tegema, on vaja analüüsida hunnikut, miks hunnik tekib. Võib-olla saab süsteemi paremaks teha, et hunnik ei kasvaks nii kiiresti. Ja siis on võib-olla vaja tööd korraldada lihtsalt. Ja siis on tihtipeale ikkagi ongi, et see, mis aitab tegelikult ka puhata, mis ma näen paljud inimesed, kes lähevad sellesse soiguvasse, ärevasse olekusse, nad lähevad fantaseerimisse ja see, mis aitab välja, on tegema hakkamine. Hakka otsast peale, tee midagi ära, mine kuhugi mingisse tegevusse. Ja see on, ma loodan, et ma tahaksin anda nagu, et ma saadan teile eraldi, et ongi selles alla laadida, et lihtsalt, et oleks silm ees, et vaadata, mida ma hetkel teha saan ja mis on see, mida ma hetkel nii-öelda vajan ja siis õppida nii-öelda sisustama neid erinevate siis tegevuste või viisidega, et kuidas see käib, et kas peab vetsus rohkem käia, mida ma ei tea, noored võivad kasutada hästi palju või mõned inimesed ka, aga et mingil kujul ma õpiksin nagu ennast hoidvamalt neid teadlikult kasutama, mitte ma ei
toriseks 6 kuud ja oleks vastik, sellepärast et puhkus tuleb alles siis, et nagu nii-öelda julgelt arrogantsemalt kasutada seda käiguvahetust eesmärgiga püsida inimesena, mitte muutuda mingiks koletiseks. Mis annabki siis nii-öelda, et mõnes mõttes selle minu enesemeisterlikkuse lähenemise nii organisatsioonidele, kollektiividele, meeskondadele kui üksikisikule on see, et üks viis, kuidas saab ennast aidata, loomulikult on nagu maailm võiks alati parem olla, kõik võiks olla natuke normaalsemad, aga maailm ei muutu väga kiiresti lihtsalt. Ja seetõttu on, ma arvan, see ainus viis endast hoolt kandma hakata on küsida endalt, aga mida ma saaks ise teha ennast hoidvamalt. Või täpselt sama on see, et kui ikkagi on mingis kollektiivis on teema ja me muudkui soiume ja kobiseme mingi organisatsiooni kallal, siis tegelikult on küsimus, mis meie teha saame, kuidas meie saaksime ennast paremini hoida selles kontekstis, kus me oleme. Ja seetõttu ma ei taha, nagu ongi see, et ma otsustasin, et ma ei anna siin mingisuguseid ideede nimekirju, sellepärast, et sina elad sinu elumaastikku. Sinu elus on sinu väljakutsed. Ja absoluutselt kõik need on võrdselt olulised. See maastik muutub sul kogu aeg, eks. Et võib-olla sul on täpselt ühel maastikul on ühed inimesed, ühed probleemid, aga vaatamata sellele elad sina seda maastikku ja seetõttu ei ole, et nii kui sul on nagu õigustus see, et no jah, aga ma ei saa ju nii. Loomulikult sa ei saa nii. Mina ka ei saa võib-olla järgmine kuu sellisel kujul. Ehk sa pead tegema seda võimalikkust, mis sul on praegu. Ehk see, kui inimesed ütlevad, no jah, ma ei saa ju lõunamaale sõita, siis ma ütlen selle peale, no sõida siis Nuustakule. Mine, ma ei tea, maja kõrvale kohvikusse, kuhugi sa saad minna. Mine, ma ei tea, täpselt, mina olen Tartus, mine siis sinna mine Aurasse sauna, kui sa ei saa lubada, ma ei tea, veespaasse minemist. Midagi saab teha, eks. Ja seetõttu on nii-öelda, et nii kui sul tulevad need mingid põhjendused, miks ma ei saa, siis küsi, kuidas ma saaksin, mis on võimalik. Midagi saab alati teha. Küsimus on see, et kas tähtsal kohal on enda hoidmine. Ja see on see, mis on see nagu lähtev koht, et kas sa saad aru, miks ma ei saa seda ära jätta ja miks ma pean leidma võimaluse, kuidas seda teha. Kui tund aega ei saa, siis teen 5 minutit, aga ma vähemalt teen ja ei soiu, et näed, mul ei ole rohkem aega. Mis viibki siis sinna, et kuidas siis ikkagi puhata, kui ei saa. Ja üks asi on ikkagi see pilt, miks ma valisin, siis ma mäletan, minu elu muutus ühel hetkel, kui ma sain, ühel hetkel tekkis mul idee, et ma saan aru, et ma olin aru saanud ja ma arvasin, et mina olen traktor. Ja siis mul järsku oli täiesti plahvats, et mina ei ole traktor. Ma olen traktorjuht, aga ma ei ole traktor. Ma pean traktoris hoolt kandma ja traktoris peab hoolt kandma, aga mina ei ole traktor. Ja selleks, et traktor saaks nagu töötada, on seal ikkagi tarka juhti vaja, kes on ka, et ta puusse ei sõidaks, peab ta ka puhanud olema, eks ole. Nii et seetõttu on nagu oluline, et sa jääksid inimeseks ja see on see, miks me räägime puhkamisest. Esimene punkt, et üldsegi puhata saaks, ühesõnaga vihje on siis see, kui sa märkad, et su peas on põhjendused, miks sa ei saa. Kas ma ei oska, ma ei saa, süütunne, raha ei ole, aega ei ole, mida kõike ei ole, siis on vaja timmida, kuidas sa mõtled ja räägid üldsegi puhkamisest, sest vastasel korral ei saa muutuda midagi. Eks ju, vaid hakkadki rääkima, kuidas ma saan, mul on seda vaja antud hetkel ja ma hakkan rahulduma ka vähesega, mitte ma ei ole nagu nii-öelda idealiseeriv, et normaalne oleks ju selline, eks ole. Siis, mis ma siin juba ütlesin, õpi nagu tundma oma neid vihjeid, sümptomeid, märke, mida su keha annab, mida su meel annab, mida su käitumine annab. Ja hakka neist minema, mitte ära arva, et su sümptomid on sina, vaid nii-öelda nopi neist ja saa neist vihjeid ja siis sa saad hakata reageerima, et ma saan aru, et ma hakkan nagu plärtsuma. Tähendab, ma lähen pausile. Täna õhtul mul on vaja teha üksipäini mingisugune ring, mul on vaja täpselt, ma ei tea, mis iganes see sinu nii-öelda maandumise viis on. Avasta seda ja reageeri varakult oma vastikule käitumisele. Siis ongi seesama, et nagu tunne oma mustreid, et see, kuidas sa väsitad, millised su sunnid näiteks on. Et kui ongi, et nii kui ma koju lähen, siis kodus, mul siin on naaber just rääkis, et ta tunneb, et ta ei saa kodus rahus olla, sest tal on tunne, et ta peab kogu aeg tegema midagi. Siis tuleb vastupidi teha, et nüüd ma teengi diivanil
puhkamist, nüüd ma teengi lugemist, et sa annad endale nagu luba oma kodus ka olla, et sa nagu treeniksid, et see kodu oleks ka mingil kujul olemise viis, mitte see ei oleks see teine töökoht. Ja samamoodi mina arvan, seda peab õpetama oma lastele, oma kaaslastele, et meil kõigil oleks ruumi, siis ma näen, et on nii paljud inimesed, kellel tegelikult kodus ei ole ruumi ja tihtipeale emadel ei ole, nendel ei ole oma tugitooli, nendel ei ole oma seda nii-öelda oma kohta, kus koha peal, mis on püha ruum, mida teised ei tohi puutuda. Ehk nagu julge õpetada endal olemas inimestele, et me respekteeriksime seda oma ruumi, eriti praegusel väga äreval ajal tegelikult. Siis avasta, kuidas sa ikkagi puhkad, et millised on sinu katkestused, millised on sinu nagu need rõõmud, sinu mõnuhetked, kui tihti sul on neid vaja teha, mis viisil neid teha, kas sul on vaja koos teha, kas sul on vaja üksi teha. Ehk nagu mõnes mõttes mina julgustaksin siin sel hooajal minema selle avastamisse, et sa nagu katsetaksid, uuriksid ideid, prooviksid, et sa hakkaksid avastama seda mitmekesisust, sest sul on vaja erinevaid, sest see on taaskord jälle, et kui sul on liiga vähe neid, siis su elutingimused ei mängi sulle neid kätte ja seetõttu on nagu hea, kui sul on piisavalt mitmekesine list selles psüühilises esmaabikotis. Ja loomulikult on hästi tähtis, mis on kõige kiirem asi, on nagu õppida oma keha fookuse ja sõnadega oma käiku muutma. Et kui ma saan aru, et ma olen koosolekul, mis on nõme, aga muuda kehaasendit, mine rahunemisse, fokusseeri, kui sa saad aru, et ma ei pea, see vestlus on tobe, fokusseeri millelegi muule. Ära räägi oma peas, küll on lollakad, mis tähendab, et see, et sa vaikides mürgitad, on ikkagi mürgitamine. Et nagu nii-öelda õpi jälgi, millise käitumisega sa nagu toodad endale seda lekkimist juurde. Ja tegelikult, ja see on nüüd jälle see, et ma tean, mulle öeldakse selle peale, see pole nii lihtne, siis ma tean, et see pole lihtne, aga tegelikult on vaja lihtsalt vahepeal, ma ei tea, raputa käsi, tee mingi patsuta ennast ehk tekita mingisugune nihe oma kehas, oma fookuses, meeles, hakka loetlema üles, mis värvi ruumis asjad on, mis siin ilus parasjagu on, vaata inimest, ma ei tea, töö juures, kui sul on nagu keeruline, inimesed lähevad närvi, aga vaata nad korraks peas läbi, mis neis on head, mis neil tuleb hästi välja, milles nad tegelikult head on. Ehk nagu tooda, ja see ei ole positiivne mõtlemine, vaid nagu juhi fookust, sest sellega sa juba nii-öelda annad endale seda puhkavat olekut ja seda heas kontaktis olemise olekut. Nii et need on sellised nagu ideed, millest nagu nii-öelda lähtuma hakata. Ja loomulikult pane kalendrisse ehk alusta oma kalendri täitmist puhkushetkedest. Ja liikudes nüüd juba siin lõpu poole, ehk siis ma tahan sulle ikkagi panna südamele, et sinu elu on sinu asi. Sõltumata sellest, milline su elumaastik on ja seal võib juhtuda igasuguseid asju, siis lõppkokkuvõttes on ikkagi nagu see mängija võime eest hoolitsemine ja see on sinu asi, sest keegi teine ei näe tegelikult sinu väsimist ja sel hetkel, kui teised hakkavad sulle vihjeid andma, siis sa juba tüütad neid ja see tähendab seda, et nad on talunud sind juba kaua aega. Nii et seetõttu on nagu ja keegi ei saa lugeda tegelikult ikkagi sinu sümptomeid sellisel kujul, nagu sina saad seda teha. Ja seetõttu võttes kokku, et mida siis teha, siis ma arvan, et see võti on ikkagi radikaalne hoolimine ja radikaalne hoolimine nii endast kui tegelikult enda ümbritsevast maailmast. Ehk et see ümbritsev maailm saaks toredat sind ja sinul, et sa ei peaks tundma süüd kogu aeg iseenda pärast, siis on vaja radikaalselt endast hoolitseda, sest sellisel juhul sa oled plastiline, sul on ruumi, sa lähed vähem närvi, sa reageerid paremini ja sellisel juhul nagu elu saab palju voolavamalt toimida. Siis ole teadlik ikkagi nagu kogu oma nendest mustritest, sest sellega sa võid nagu, no ühesõnaga sellega saab ikkagi väga-väga palju ära teha. Siis võti on tahtlikkus. Ehk tee seda tahtlikult, et ühesõnaga see on nüüd lause. Isegi kui ma tunnen süüd, ma pean. Isegi kui ma tunnen häbi, ma pean. Et selles mõttes ma tean, et ma ei jäta seda ära, sest see on ainus asi, mida ma ei saa tegelikult endale kuidagi moodi lubada. Ja see on see asi, mis tegelikult teeb haiget, eks ole. Ja viimaseks on nagu õpi enda moodi käimist. Kuidas on sinu rütm, mismoodi on sinu moodi, sest sa ei ole teise moodi. Sa võid küll inspireeruda, aga tegelikult on vaja aru saada, mismoodi käib minu moodi. Ja ma võin öelda, häbi ei ole sinu moodi, süü ei ole sinu moodi, ebakindlus ei ole sinu moodi, hirm ei ole sinu moodi. Nende all on sinu moodi. Ja see on see, miks on vaja nagu avastada oma seda närvi minemist, sest see annab vihjeid, mis seal all nii-öelda on, et saaks üldse
isegi hakata avastama, kuidas see sinu moodi rütm käib, sest vastasel korral sa toidad kogu aeg seda häbi ja süüd ja ebakindlust ja seda paha identiteeti. aga ma tahan, et kuna mulle ikkagi meeldib inimese see hinge toimimine ja tavaliselt on inimesed ikkagi hirmus toredad, kui sa võtad kogu selle jama kihi sealt maha ja siis sellisel juhul saab igast asju toredaid teha ja sellisel juhul elu läheb nagu elatavamaks ka ja ei ole nii õudne ka, isegi kui on keeruline. ja see on kõik see, mida ma tegelikult nagu aitan inimesi teha ja seetõttu, et kui sulle tundub, et sa tahaksid minuga kuidagimoodi koostööd teha, siis selleks on erinevaid viise. ehk siis see laiem viis ikkagi on, et kaasa mind oma hooldusmeeskonda, et see on nagu seal vormel 1 on see pitstop, et siis mulle vahel tundub, et ma olen ka see hooldusmeeskonna osa ja selleks on erinevaid variante ehk on võimalik teha selliseid ühekordseid vestluseid, et saada sellist selgust ja strateegilist lähenemist, ehk ma saan nii-öelda kaasa mõelda, mis iganes segadus sul on. Tihtipeale see on küll konkreetne teema, aga reaalsus on see, et mingi jama on, mingi segadus on, sest tihtipeale ikkagi ei pea olema nii konkreetne asi, vaid ongi see, et ma ei saa aru, mis toimub, mingisugune asi on. Siis on võimalik nii-öelda olla pikemas coaching programmis, kus me kohtume pikemalt ja regulaarselt ja see ei pea ilmtingimata olema hästi konkreetne nagu coaching, aga tihtipeale mul inimesed, kes nii-öelda on aasta jooksul, käivadki, ma ei tea, koos korra paari kuu tagant, et lihtsalt, et oleks selline koht, kus nii-öelda teha check-in oma ellu, mingite teemadega tegeleda, aga et lihtsalt, et oleks seesama nii-öelda selline hoolduspaus regulaarselt, keegi, kes sind tunneb ja aitab sul nii-öelda edasi minna ja liikuda. Ma samamoodi kutsu mind esinema või koolitama, inspireerima, võib olla nagu nii-öelda üldine üritus või sinu konkreetne organisatsiooni meeskond, kollektiiv. Ja siis loomulikult tulema kursustele ja gruppidesse. Siin sügisel alustab erinevad grupid, saadan siin jooksvalt informatsiooni ja siin augusti lõpus veel tuleb selline praktiline ongi selline targa enesehoiu koolitus, ehk kus ma aitan sul juhendatult avastada, kuidas see sinu väsimine ja närvimine käib ja kuidas siis nii-öelda, mis su abivahendid on kogu selle asja puhul. Selle kohta siin jälgi infot mu kodulehel ja saadan infot ka. Vot, ja jõudsimegi täna siis sellisesse punkti. Ehk see lause, et kuidas puhata, kui on tunne, et ei saa, ma tahan öelda seda, et see on tunne ja mitte küsimus ei ole, et loomulikult ei saa, et tegelikult ma võin, et paljud inimesed, kes ütlevad, ma ei ole leidlik, siis tegelikult te olete väga leidlikud, kui sa suudad välja mõelda 10 põhjust, miks ma praegust ei saa midagi teha. Ja seetõttu see abivahend on, aga kuidas saaks, kuidas natukene saaks. Ja seetõttu ma tahan ikkagi nii-öelda panna sulle hingele, ongi seesama asi, et sina oled sinu enda nagu, sa oled sinu elu naba, sa oled sinu elu kõige tähtsam element. Ja seetõttu see enesemeisterlik elamine on ennast teadlikult abistav elamine. Ja loomulikult ongi see, et sa võid olla teadlik ja mul ongi vaja mustreid muuta, vahel on selleks abi vaja, aga vahel on vaja hakata natukene midagi tegema ja vahel on täiesti, vähemalt mina oma elus olen tundnud, et kui su peas ongi need mustrid, mis keelavad, siis on vaja nagu täiesti nagu küünarnukkidega nagu trügida, et isegi kui ma tunnen valesti, mul on õudne süü, mul on, ma ei tea, piin, siis ma tean, et see on ainus viis edasi, on natukene midagi teha ja minna siis seal süütundes, istuda seal kohvikus ja oma kohvi juua ja mitte tunda ennast halva, ma ei tea, juhi või ema või isa või naabri või kelle iganes sa nagu ennast tunned. Et antud hetkel selleks, et ma saaksin see hea olla, on mul seda hetke vaja. Ja see on see, mis nagu peaks muutuma juhtivaks asjaks, ei ole õigustus, vaid ma arvan, see võiks muutuda armastamise komponendiks. Ja see on see, mis ma tahan öelda, et kuidas teha puhkamist, kui tundub, et ei saa, on sellepärast, et see on armastamisvõime komponent. Ja mulle tundub, et kui see peaks kõnetama, siis see võiks anda nagu jõudu ja avada leidlikkuse, et kuidas saaks selleks, et meil oleks koos võimalikult hästi, isegi kui on keeruline. Nii et ole leidlik, julge armastada ennast ja teisi ja julge hoolida ja julge ennast oma maailma nabaks pidada ja aita end ümbritsevatel inimestel ennast tunda ja olla ka nende naba. Ja see on see, kui sul tundub, et ma võiks abistada sellega, siis ma olen väga hea meelega abiks ja kirjuta mulle julgelt. Suur-suur aitäh! Kirjuta mulle, kui sul on mõtteid, kommentaare, ideid, midagi jäi segaseks ja siis vaatame, mis edasi saab. Suur-suur aitäh teile ja kohtumiseni!